Võib-olla sissejuhatuseks siis nii palju, et 28. juunist hakkab siis ligipääsetavuse reeglid kehtima e-poodidele. Kui mõni ametnik väga innukalt teile turja kohe hüppab, siis esimene asi, mida võite öelda, et avalikule sektorile kehtis juba 2 aastat, aga avalik sektor ehk siis riigiasutused veel 2 aastat tagasi ei olnud ligipääsetavad, ehk siis neil läks 2 aastat vähemalt aega. Nii et tegelikult ülemineku aega on ka kindlasti riigiga mul kokkulepe, et kedagi kohe trahvima ei hakata, aga selles mõttes pole ka mõistlik seda nüüd edasi lükata nii kaua, kuni hakatakse trahvima või muud tegema. Et see ligipääsetavuse nõuded on tegelikult päris keerulised, seal on päris palju asju. Seetõttu on ka meil Jakobiga kokku lepitud, et täna näitab Jakob 8 praktilist lahendust, kuidas ligipääsetavuseks muuta. Et kui siuksed võib-olla, ma ei tea, Jakob, kas on õige öelda, et miinimumnõuded, aga kui need ära teha, siis võib-olla on niisugune miinimumprogramm juba tehtud, eks. Jah, sellised esimesed sammud, ütleme, mis juba aitavad inimesi ja kliente. Ja siis leppisime kokku ka, et Jakob näitab reaalseid näiteid, aga et ta ausam oleks siis nende, kes said parima e-poe tiitlid, nende e-poodide põhjal siis, et kellel on midagi hästi või halvasti, et seda loodan, et keegi millegi peale ei pahanda, kui teda näidatakse, et midagi ei ole hästi, et see pigem on selleks, et sealt õppida, aga Jakob, ole hea, annangi sõna sulle üle. Jaa, suur tänu. Nii palju ainult veel, kui kellelgi on küsimusi, siis täitsa vabalt tegelikult võib ka panna mikrofoni sisse ja vahele küsida või teine asi, panna chati ja kui tundub, et see on niisugune kiire ja huvitav küsimus, siis ma hõikan kohe Jakobile vahele ja võtame selle vahele või vastasel korral siis lõppu, nii et olge julged. Aga ole hea. Ja just, aitäh. Ja just nagu öeldud, täna räägime ligipääsetavusest ja kui muidu, praegu tegelikult eriti ka e-poed võtavad seda teemat hästi seaduse vaates, siis ka võib-olla vaadates seda eelnevat vestlust, mis me siin enne algust korra pidasime, siis ligipääsetavus tegelikult tähendab võib-olla ilusamasse eesti keelde tõlgituna inimsõbralikkust või kasutajasõbralikkust. Ja seda lihtsalt võib-olla veidi laiemas tähenduses, et kui me räägime klassikalisest kasutajamugavusest või UX-ist, siis pigem mõeldakse ikkagi seal tavaliselt sellist nii-öelda Harju keskmist inimest. Ja räägitakse nii-öelda otseselt just nagu see nimigi ütleb mugavusest, aga ligipääsetavus vaatab kasutajaid laiema profiiliga. Ehk siis, kui meie e-pood on ligipääsetav, siis meie klientide või meie võimalike klientide hulka kuuluvad ka näiteks eakad inimesed, muuhulgas inimesed, kellel on kiire, kes tulevad sinu poodi esimest korda, nad ei saa tahavad kohe aru saada, kus neil asjad on, ta on võib-olla väsinud, tahab mingisuguseid asju kiiresti osta ja tema tähelepanuvõime on häiritud. Inimesed, kes on võib-olla selliste ajutiste vigastustega sageli, näiteks kui sa oled ära murdnud käeluu, sa ei saa hästi oma hiirt kasutada või sa ei saa hästi oma puutetundlikul ekraanil puudutada asju, siis kui meie e-pood on ligipääsetav, siis tegelikult on ikka nende inimeste jaoks lahendused olemas, sa saad kasutada näiteks klaviatuuri või igasugused puutealad ekraani peal on suuremad, nii et sa saad kenasti nuppudele pihta. Loomulikult ka nägemispuudega inimesed, kes näevad juba veel kehvemini, on vaegnägijad või on täiesti pimedad ja kasutavad näiteks ekraanilugejat, või kuulmispuudega inimesed, kes ei kuule või on motoorikahäirega inimesed, kes eluaeg ei saa näiteks käsi väga hästi kasutada. Et sageli vaadatakse ligipääsetavust ka sellist nii-öelda puuetega inimeste vaatepunkti, aga hästi lai on see kasutajaskond tegelikkuses veel, kes erinevatest lahendustest kasu saab ja nagu me võtsime, et tänu sellele, et sul on leht ligipääsetav, saab ka arvuti aru, mis su lehe peal on ja kus mingid asjad on ja oskab siis näiteks otsingut tehes teisi inimesi aidata. Aga nagu öeldud, siis jah, ma olen Jakob, tulen sellisest ettevõttest nagu Ligipääsuke ja tegelikult meie olemegi, tegeleme igapäevaselt ligipääsetavuse nõustamisega. Olgu see siis, üks asi suur on digikeskkond, ehk siis veebilehtede, mobiilirakenduste ligipääsetavuse testimisega, parandamisega, konsulteerimisega, aga ka tegelikult teeme seda füüsilises keskkonnas, ehk siis hoonetes, linnatänavatel ja sündmustel, üritustel, kommunikatsioonis ja ka näiteks turunduses, et pärast 2 sõnaga räägin natukene sellest ka, et lõpuks on see, et ka
kui sul võib olla väga hästi ligipääsetav veeb, aga kui sa ei räägi sellest või kui sa reklaami ligipääsetavalt ei tee, siis inimesed sinnani ei jõua. Nii, ja siis jah, räägime selle nii-öelda igava osa kiiresti ära, ehk siis meil on Euroopa ligipääsetavuse akt, mis on Eestisse jõudnud siis toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadusena ja selle seaduse siis nii-öelda sihtgrupiks on hulk erinevaid ettevõtteid, erinevaid sektoreid. Pangandus, transport, telekomi ettevõtted, digi-TV lahendused, iseteenindusterminalid, aga siis muuhulgas ka näiteks e-kaubandus ehk siis e-poed. Ja e-poed, siin on oluline tähele panna, et selle seaduse valguses ei ole e-pood mitte ainult see, et kui sa müüd füüsilisi tooteid, vaid kui sa ka müüd teenust. Näiteks, et ma saan osta sinu lehelt kinopiletit või ma saan osta sinu lehelt veebikoolitust, siis tegelikult selle reegli vaates või seaduse vaates on juba tegemist nii-öelda tehinguga, e-tehinguga, ehk siis juba see protsess peab olema siis ligipääsetav. Igaks juhuks on meil, või igaks juhuks küsin, kas te slaide näete või? Jaa, näeme. Ei ole aknaid ees? Ei, väga ilusti. Okay. Paar küsimust on tulnud just kellele kehtib ja mitte, aga sul ongi täpselt see slaid ees, nii et me hakkame küsimusi küsima. Just täpselt, et ühesõnaga, jah, meil on kaks sihtgruppi, kellele siis nagu ei kehti, ehk siis ettevõtted, millel on vähem kui 10 töötajat, ehk siis mikroettevõtted või ettevõtted, mille aastane käive on alla 2 miljoni euro. Ehk siis nendele tänase seadus ei kehti sellest hetkest, kui siis mõni nendest piiridest ületatakse, siis asjad hakkavad, siis juba tegelikult kehtib. Tähtaegade osas on siis kõik selle kuupäeva juba ära kuulnud 28. juuni 2025, see tegelikult sellest hetkest nõue kehtib, mis tähendab seda, et tegelikult peaks sellest hetkest siis e-poed olema ligipääsetav. Ehk siis praktikas tähendab see seda, et klientidel tegelikult on õigus teie käest küsida, et mis seis teil ligipääsetavusega on, anda teile teada või ütleme, võib-olla siis natukene kaevata teile, et kuulge, et ma ei saa teie e-poes asju osta, sest et teil on ligipääsetavuse probleemid. Ehk siis selle teemaga tegelikult peaks tegelema. Meil Eestis teeb sellele seadusele järelevalvet TTJA ja me selles mõttes oleme sellest teemast rääkinud ka läbi ka E-kaubanduse liidu juba ühe korra 1,5 aastat tagasi ja maininud seda ka veel erinevates paikades, sest on räägitud päris palju, nüüd hakkab siis nagu tähtaeg kukkuma vaikselt. Ligipääsetavus, mis siis kõige lõpuks tähendab, eks ta tähendab kombinatsiooni nii tehnilistest nõuetest, ehk siis sellest, kuidas su veeb on arendatud, mis toimub sul seal veebilehe koodis, mida siis arendajad peavad tegema. Tegelikult paljud nendest lahendustest on sellised, kuidas öelda, madalal rippuvad õunad, et suurem osa ligipääsetavuse parandustest, millel on tegelikult suur mõju, võtavad aega võib-olla 5 minutit ühe paranduse tegemine. Aga see trikk on alati selles, et teada saada, milline asi on nüüd katki ja kuidas see õige lahendus on. See ongi see näiteks, mida meie ligipääsukasega teeme, et me võtame teie lehed ette, käime need väga põhjalikult läbi ja anname teile teada, et näete, siin on see nupp, sellel nupul puudub näiteks nimetus, te peate koodis kirjutama sellise rea juurde, siis on nagu kõik hästi. Ja reaalselt selle toimingu tegemine tegelikult ei tohiks väga palju aega võtta. Tõsi, on ka keerulisemaid töid, mis võtavad rohkem aega, aga üks osa asjadest on nagu hästi lihtsad. Siis on alati asju, mis on disaineritele mõeldud, ehk siis kujunduslikult või visuaalselt loodavad asjad, mismoodi asju meil eristatakse ekraani peal ning lisaks ka mingid, näiteks ütleme, kontrastid ja teksti suurused ja säärased detailid. Ja siis ka sisuloojatele, ehk siis inimestele, kes siis nii-öelda kodulehele sisu loovad, siin on üks näide näiteks pildikirjeldused või videod, kui teil on tutvustusvideosid näiteks kodulehel, siis nende puhul tuleb tagada näiteks ka subtiitrid. Nii et üldiselt, mis ma tahan öelda, et ligipääsetavus on selline asi, mis hõlmab väga paljusid erinevaid osapooli.
ühe sellise veebilehe või mobiilirakenduse puhul ka, sest et see seadus ei kehti ainult mitte veebidele, vaid ka mobiiliäppidele. Ja siis jah, seal on väga palju erinevaid osapooli, kes siis tegelikult peaksid selle ligipääsetavusega tegelema. Ja noh, ütleme, see on nüüd siis võib-olla paljude puhul ka tagantjärgi tarkus, et ligipääsetavusega on alati hea ja lihtsam tegeleda siis, kui hakata uut veebi looma. Et mitte siis, et me tegime veebi valmis ja nüüd me vaatame ligipääsetavust, vaid kohe alguses. Mulle sageli meeldib tuua seda võrdlust, et noh, kui me hakkame maja ehitama, siis me ei mõtle ka sellele, et paneksime veetorustiku ja kanalisatsiooni sisse mõned päevad enne avamist. Sest et siis läheb asi väga kalliks ja keeruliseks. Ehk siis, kui me projekti kirjutame juba need detailid sisse, siis on see asi hästi loomulik. Ja siin see slaid ka, mis juba nüüd mõnda aega ees on olnud, selline tore standard nagu EN 301-549 on Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standard, kus siis tegelikult on ka kõik need tehnilised nõudmised väga põhjalikult ära toodud, millele siis pood või igasugused muud teenused, tooted peavad täna vastama. Nii, hakkame siis nagu selle põhilise teemaga pihta. 8 väikest siis probleemi või lahendust. Ma tegin endale sellise ülesande, et ma mõtlesin, et ma valin ühe poe, tegelikult ma käisin peaaegu kõik läbi parimate e-poodide seast, mis siis veebruaris rahvahääletuse tiitlid said. Prooviks sooritada ühe ostu ja mitte kulutada selle peale 5 minutit. Tulemustest nii palju, et mul õnnestus võib-olla 2 e-poes, ülejäänutes mul läks rohkem aega. Ja ma lihtsalt, mitte et enda mütsi kergitada, aga ma tegelen igapäevaselt ligipääsetavusega ja ma natuke tean, kuidas igasugustest probleemidest mööda hiilida, aga juba see, et aru saada, kus mingisugused asjad on, võtab aega ja ütleme niimoodi, et ma pean väga-väga tahtma neid asju, mida müüakse. Ja te võite, ma pärast räägin igasugustest näiteks testimistest ja klaviatuuri navigeerimistest natuke lähemalt, aga täiesti vabalt võite proovida ka ise näiteks võtta klaviatuuri ja kasutades tab-klahvi, mis on siis capslocki kohal, kui seda vajutada oma veebilehel, siis tegelikult peaks tekkima selline fookuse indikaator erinevate linkide ja nuppude ümber. Niimoodi liiguvad veebis siis näiteks inimesed, kes ei saagi hiirega toimetada ja tegelikult peaks saama tab-klahvi, noolteklahvide ja tühiku või enteriga kõik toimingud veebis tehtud. See on näiteks üks suurim probleem. Nii, hakkame vaikselt minema siis pikki neid probleeme ja üks hästi suur probleem, ühesõnaga inimene, kes ei näe, kasutab ekraanilugejat. Ekraanilugeja on selline programm, mis loeb infot veebilehe koodist ja tõlgib selle siis häälega näiteks etteloetavalt inimesele, kes ei näe. Ja probleem on siin selles, et ekraanilugeja mitte ei vaata ekraani, ta ei näe seal ostukorvi ikooni, vaid ta vaatab, mis on sellele ostukorvi nupule juurde kirjutatud veebilehe koodis. Ja väga läbiv on see, et selle nupu nimi on näiteks minicart või basket, ehkki veebileht ise on meil eesti keeles. Ja kui ma nüüd ei oska inglise keelt või ma ei tea, mida see sõna tähendab, ma ise mõtlesin ka tükk aega, et minicart võib, mis see näiteks tähendab, et mis moodi ta mini on. Ühesõnaga, kui ma ei tea, mis asi see on, siis ma jätan sellele nupule vajutamata ja hästi sageli inimesed ei annagi, ühesõnaga, nad jäävad ilma nendest funktsioonidest, mis su lehel on ja kui nad on hästi eluolulised, näiteks nagu ostukorvi jõudmine, siis jääb sul ost saamata. Ostukorvi lisamise nupud, ühesõnaga väga paljudel nuppudel on inglisekeelsed nimetused. Kust see tuleb? See tuleb sageli template'idest või põhjadest, mis kusagil e-poe platvormil on ja tõenäoliselt kui keegi on või teie olete seal ära tõlkinud, siis on seal olnud fraasid, mis ei ole visuaalselt nähtavad ja need on jäetud tõlkimata. Aga vot need on need, mida loetakse ekraanilugejale siis ette. Need kasutavad ka näiteks hääljuhendamise kasutajad. Hääljuhendamist kasutavad ka inimesed, kes parasjagu ei saa siis käsi kasutada. Nemad saavad tegelikult öelda arvutile, et vajuta nupule ostukorv ja kui selle nupul nüüd on kiri ostukorv, siis ta oskab sinna minna, aga kui ei ole, siis ta ei oska. Näitena on siin toodud Weekendi e-pood, kus on siis
nupp, mis avab tegelikult keelevaliku, aga selle nimi on Store Switcher Title. Ehk siis tegelikult selle nupu nagu ligipääsetavaks nimetuseks nimetame me neid nähtavaid nuppe. Selle nupu nimi on siis poevahetamise pealkiri. Ei oskaks arvata, et see selline on. Ja ma olen siia pannud pildi, mis näitab siis veebibrauseris olevat ligipääsetavusanalüüsi tööriista, et kui see element fookusse võttes, ta näitab seal all seda nime ka oranžit ilusasti, et mis selle elemendi ligipääsetav nimetus on. Vot, ja see tekitab hästi palju segadust väga paljudes variantides. On ka olukordi väga palju neid, kus nendel nuppudel polegi ligipääsetavat nimetust. Sul ongi võib-olla ainult see ikoon, kõige klassikalisem otsingumärk, sinna pannakse luup ja sul võib see luup seal visuaalselt olla, sest et luubi ikoon on suhteliselt universaalselt aru saada. Aga vot siin ongi nüüd küsimus, et nähtamatu info peab selle nupul ka olema juures, ehk siis selle nupu nii-öelda siis kirjeldus. Ehk siis igal nupul peab olema, igal elemendil peab olema ligipääsetav nimi, isegi kui me seda visuaalselt parasjagu inimesele ei näita. Ja ma olen siia lihtsalt pannud ühe näite veebikoodist, milline siis eelmise näite põhjal see peaks olema. Ehk siis tegelikult mitte Store Switcher Title, vaid ta võiks olema näiteks eesti keel nupp. Ja ma juba tean, et kui ma sinna peale vajutan, eks ole, siis ma saan ilusasti vahetada keelt. Nii, siis räägime kontrastsusest, ehk siis disaineritele meeldib teha sageli väga selliseid pastelseid ilusaid toone, mis ei ole, on hästi puhtad, sellised mõnusad mahedad, aga nende probleem on selles, et kui meil on inimesed, kes on kehvema nägemisega, me kasutame väikest ekraani, me oleme erinevates valgustingimustes, päikese käes, pimedas öösel magamistoas, ostame asju, ühesõnaga see valguskõikuvus on väga erinev. Ja kui meie kontrast lehel on kehv, siis ei saa inimene aru, mis seal kirjas on. Kui me nüüd lisame sinna juurde selle, et on ka vaegnägi ja tema nägemine on kehvem, siis on asjad veel harvemad. Siin on näide Finewine'i poest, kus osa tekste on tehtud sellise kuldse, beežikas kuldse tooniga ja nende lugemine on veidi keeruline siis kehva nägemise korral ja võib juhtuda, et kui inimesel läheb väga raskeks, siis tal on lihtsam lihtsalt minna kusagile teise poodi näiteks. Ehk siis siin tuleb anda disainerile tegelikult väga konkreetsed juhised. Need normid on siin ära toodud, ehk siis kui meil on tekst, mis on väike tekst, siis see kontrast peab olema 4,5:1. Kui see tekst on suurem, siis ta võib olla 3:1, ehk siis natukene näiteks heledal taustal. Ja kui meil on ikoonid, igasugused nupud, siis nende puhul peab olema kontrast samamoodi 3:1. Et seda kõike oleks võimalik eristada. Ja nüüd, kui solvunud inimesed küsivad, et kas ma nüüd pean siis oma nagu brändi värvid ümber kujundama, siis tegelikult maailmast on ka neid näiteid, kus ettevõte hakkab kujundama oma brände ja oma siis nii-öelda brändi värvides või kogu visuaalses pooles arvestab ligipääsetavuse normidega. Just selle mõttega, et neid samu konflikte ei tekiks ja erinevad kliendid saaksid siis osa sellest, mis parasjagu mida teha tahetakse. Ja et see kõik siis näeks ka ilus välja, et hästi sagedasti öeldakse, et ligipääsetavus tähendab seda, et see asi on kõik kole. No see on täpselt see sama asi, et kui me teeme maja, kuhu me paneme veetorud mitte seinte sisse, vaid kleebime nad seinte peale, siis see tõesti on kole, aga sul on võimalik seda asja ka väga kenasti disainida. Nii et see on see probleem kontrastiga. Lähme siis kolmanda probleemi juurde. Klaviatuuri poolest ma juba natukene rääkisin, ehk siis see sama tab klahv, mis igal arvutil on, ta on caps locki kohal, sellega veebis navigeerides, vajutades ta, eks ole, aktiveerib siis erinevaid interaktiivseid elemente. Need on lingid, need on nupud, need on igasugused liugurid, erinevad asjad. Tühikuga aktiveeritakse nuppe või enteriga ja nooltega saab siis vahel liikuda näiteks erinevate raadionuppude vahel. Ja niimoodi kasutavad seda siis näiteks inimesed, kes ei kasuta hiirt või kes on ka näiteks muuhulgas ekraanilugejaga kasutajad. Ja siin tekibki nüüd üks olukord,
näiteks Rahvaraamatupoes menüüs navigeerida ei saa. Ehk siis ei saa valida e-raamatuid, ei saa valida raamatuid, ei saa valida muid tootekategooriaid, sellepärast et nendele elementidele on koodis öeldud, et selle nupu peale või selle lingi peale on võimalik klikkida ainult hiirega. Ja kogu lugu. Jälle, see võimalus sinna juurde luua tegelikult on lisada paar-kolm tähist, et see element või see menüüpunkt saaks ka klaviatuuri fookuse ja kui on see lehekülg või see menüü paigutatud kusagile veebiarenduse kontekstis kusagile põhja või ütleme sellise template'i peale, siis kui ühes kohas ära muuta, siis loodetavasti saavad kõik menüüd ligipääsetavaks. Ja inimesed, kes on klaviatuuri kasutajad, saavad samamoodi valida, milliseid raamatuid nad osta soovivad. Nii. Ja lahendus on tegelikult see, et jah, iga element peab olema klaviatuuriga navigeeritav ning ekraanilugeja vajab siis ka seda, et kui me oleme loonud, sageli on see mure selliste mitte töötavate elementidega siis, kui on keegi loonud ise endale menüüpunkti. Ehk siis, kui sa võtad, veebilehte, eks ole, arendatakse näiteks kõige, klassikaline on HTML. HTML veebilehena, sa saad HTML-i veebikoodis kirjutada küll luua nuppusid, luua linke, luua pilte ja nii edasi. Nende puhul, kui on ligipääsetavus alati juba tagatud. Ja nüüd see probleem tekibki siin siis, kui keegi loob iseenda näiteks menüü, siis tuleb tal see ligipääsetavus sinna ise juurde luua. Ja seda sageli ei tehta ja seetõttu on tekkinud olukorrad, kus inimesed ei tea, kuhu vajutada võib või kuhu mitte, sest et ka ekraanilugeja peab teadma, et tegemist on nupuga. Selle tõttu on siin toodud siis see näide, et igale elemendile tuleb koodis lisada ka tähis juurde. Ja taaskord, sageli need elemendid hästi palju korduvad. Ehk siis, kui seda teha, siis sa saad võib-olla juba kogu lehel kõik menüüd ära muuta. Ja sul on jälle üks hästi suur komponent, probleem on lahendatud, eks ole. Vaegnägijad inimesed kasutavad väga sagedasti Zoomi, ehk siis lehekülje suurendamist. Kas seda siis kõige klassikalisemalt brauseris, kus sul on võimalik brauseris olevaid zoomimise lahendusi kasutada, vahel näiteks hoiad kontrolliklahvi all ja kerid hiirekettaga või saad brauseri enda seadetest pilti suurendada. Või siis kasutavad inimesed spetsiaalseid suurendusprogramme, mis ekraanipilti suurendavad. Ja mida tähendab siis ekraanipildi suurendamine veebilehe jaoks? Veebilehe jaoks tähendab see seda, et järsku ütleb minu arvuti ütleb sinu veebilehele, et mul on nüüd väiksem ekraan. Ja kui ma nüüd sisse zoomin, siis ekraan läheb järjest väiksemaks, et see ala, kus ma nüüd pilti näen, on palju väiksem. Sellepärast ongi, ta on hästi palju suur ekraani peal, eks ole, aga ma näen korraga väiksemat alast, et ta on lihtsalt hästi suurem. Ja mis see praktikas tähendab, on see, et see leht peab minema sujuvalt üle mobiilivaatesse. Ja kui ta ei lähe, siis juhtub niimoodi, et meil osad tekstid, osad pildid lõigatakse ära. Tegelikult peaksid need pildid ja tekstid siis, kui me järjest sisse zoomime, minema astuma vahepeal üksteise alla või mõne nupu taha peitu minema, näiteks sagedasti, kui me vaatame näiteks mobiilivaadet, eks ole, siis mobiilivaates üldiselt lehtedel meil ei ole kohe menüü täiesti lahti. Sa pead selle menüü sealt sellest hamburgeri ikoonist lahti tegema sageli. Ja see on see sama küsimus zoomimisega, et kui see veebileht kohandub, siis me saame lehte kasutada ka siis, kui me oleme ta suureks teinud. Sest et näiteks, kui sul on nüüd see vaateava väike, ehk siis me näeme hästi suurt lehte, siis inimene, kes selle lehel navigeerib, tal hakkab kuluma väga palju aega, et aru saada, kus mingisugused asjad on. Sellepärast on ka nõue, et kui me zoomime lehte sisse, siis meie sisu peab olema ainult üles-alla, ehk siis horisontaalselt keritav, mitte vasakule paremale. Sest et muidu on niimoodi, et sul on meeletult suur jalgpallivälja, kus sa pead siis ühe sellise nõelakese üles leidma. Ja see horisontaalne, ehk siis vasakult paremale kerimise puhul on meil 2 erandit alati tehtud, kui sul on mõni hästi suur kaart, näiteks Eesti kaarti näited või mingisugune meeletult paljude tulpadega tabel, siis nende puhul ei pea
seda reeglit järgima, aga alati võib, ehk siis alati on võimalik neid asju ka teistpidi lahendada. Aga oluline on see jah, et leht tegelikult kohalduks ja läheks automaatselt mobiilivaatesse, kui leht saab aru, et aken läks väikseks. Üks lahendus nagu üks probleem sisu loomise osakonda ja üks asi, mis absoluutselt ka igal pool lehtedel puudu on pildikirjeldused. Ehk siis meie tootefotod või muud illustratsioonid vajavad enda juurde ka seda küsimust, mis selle pildi peal on. Ekraanilugeja nimi iseenesest, mida kasutavad nägemispuudega inimesed näiteks, või näiteks ka lugemispuuetega inimesed, ehk siis inimesed, kellel on düsleksia, kasutavad ekraanilugejat, et saada teksti kuulata, mitte lugeda. Ekraanilugeja nimi selles mõttes valetab, et ta ei loe ekraani, ta loeb koodi ja koodist ta tahab teada saada, mis siis selle pildi peal on. Ja selle jaoks on selline asi, mida tavaliselt ligipääsetavuse vaatepunktist kõige esimesena kuuletakse, selle nimi on alt-tekst. Selle pikk nimi on alternatiivtekst, aga sisuliselt meie ütleme selle kohta pildikirjeldus. Pildikirjeldus ei ole pildi allkiri, ehk siis kui sul on foto näiteks, ma ei tea, meeste jopest, siis pildi allkiri võib olla, et kõik meeste joped nüüd järgmised 3 nädalat 25% soodustusega näiteks. See on väga tore pildi allkiri. Aga pildi kirjeldus peab olema see, et see on must meeste jope, millel on punane lukk ja hõbedased helkurpaelad käsivartel näiteks. Et ma teaksin, millist jopet ma nüüd ostma hakkan. Ja sageli, kui neid pildi kirjeldusi ei panda, siis loeb ekraanilugeja ette selle pildi nime või mingisuguse ID või koodi kusagilt mujalt sellest sisuhalduse süsteemist. Nii et inimene, kes teile veebipoodi läheb, võib lihtsalt kuulda järjest erinevaid numbreid ja tähti. Ja selle tulemus on see, et ma ei tea, millega ma nüüd siis, mida ma siis ostma lõpuks hakkan. Ehk pilte on võimalik kirjeldada, tegelikult pildi kirjeldus ei pea olema üldse pikk, vahel piisab paarist sõnast ja see on täpselt see, et kui sa pildi üles laed kusagile oma veebilehele, siis sinna juurde enam kõikides sisuhalduslahendustes tegelikult on see alt-teksti lisamise võimalus olemas. Sinna juurde on võimalik siis kirjutada pildi kirjeldus, näiteks siin võtsin näiteks, et läbipaistev Haltoni üllatusmuna, mille seest paistavad läbi või värvilistes paberites maiustused, eks ole, et meil oleks nagu näide selle kohta, et milline siis see kirjeldus umbes olla võiks ja ma juba tegelikult saan ju siit infot, et kui ma ostan, see üllatusmuna on läbipaistev, väga hea, et see sees on siis omakorda kommide sees. Juba nagu oluliselt inforikkam inimesele, kes siis näiteks ei näe. Ja küsin eelmise punkti kohta küsimuse vahele veel. Yeah. Kui palju nüüd sõltub erinevatest ekraanilugemisprogrammidest ning eri brauseritest? Kogu ligipääsetavus või siis see pildikirjeldus? Pildikirjeldus. Ei, tegelikult selles mõttes ta ei sõltu, et kui sa oled selle pildikirjelduse siin koodis näiteks kasutades seda alt, kui me räägime korra koodi vaatest, siis kui sa selle alt sinna oled ilusasti lisanud, siis ekraanilugejad loevad selle kõik ette. Kui selles mõttes ekraani lugemislahendused täna, ütleme, kõikide nende ligipääsetavuse nõuete osas toimivad enam-vähem universaalselt. Seal on erinevusi, seal on teatud väga selliseid eri case nii-öelda, mille olukorras võivad tekkida vead, aga see seda pigem vaadatakse siis nii-öelda selle ekraanilugeja või brauseri tootja poolse veana. Et ütleme, sellised väga universaalsed asjad nagu pildikirjeldused, seal on universaalselt kõik nende populaarsemad lahendused kaetud. Teadlik küsimus veel, kas oskad nimetada mõnda tasuta alt-tekst loomise tarkvara? Inimene. Ühesõnaga, tegelikult see küsimus on hästi sage, et mida siis nagu teha, et kuidas alt-teksti luua. Tegelikult on alt-tekstiga hästi lihtne. Vaata sellele pildile peale, kujuta ette, et sa räägid oma sõbrale telefonis, mis sa näed?
ja pane see ühe kuni kahe lausega kirja ja ongi kõik hästi. Ja siin võib tekkida nüüd kõigil kohe soov kasutada selleks AI-d. ChatGPT-le sa saad laadida pildi ja sa saad talle öelda, et kirjuta mulle alttekst. See on hea esimene samm selles suhtes, et ta võib sulle anda selle pildi kohta väikese kirjelduse, aga just äsja eile või üleeile lugesin ühte põhjalikku artiklit, mis analüüsis väga erinevaid tehisintellekte, mis kuidas pildikirjeldusi tehakse. Ja selle probleem on selles, et ta räägib sulle kõik asjad ära. Ta räägib sulle absoluutselt ära, et see on selline isuäratava tooniga pilt, kus on läbipaistev üllatusmuna, millel on roheline kirjadega paber ja selle sees on siis nii ja naa ja kolmandat värvi kommid. Ühesõnaga, see jutt tuleb hästi pikk, aga sina pead mõtlema nagu enda seisukohast, et sina oled see, kes seda toodet müüb, kuidas sina tahad, et see, eks ole, kliendile kõlaks. Ehk siis siin on nüüd see koht, et sa võid seda AI-d natukene proovida kasutada, et seda pildikirjeldust luua, ja siis sa pead selle nagu inimesena oma nagu pilguga üle vaatama, et kas see on see, mida ma tahan oma kodulehel, eks ole. Ehk siis, et see on nagu üks variant. Ma ei soovita teil kasutada automaatseid pildikirjeldusi, ehk siis on mingisuguseid pluginaid, mida lubatakse, mis paned oma lehele, mis kohe kõik pildid ära kirjeldab. Seda selles mõttes ei ole mõtet teha, sest et siis ta enam ei kontrolli, mida ta sinna genereerib. Ja ta võib sinna genereerida hoopis valesid asju. Ma hiljuti tegelesin või natuke aega tagasi tegesin ühe kliendiga meil, kes oli enda lehele selle installeerinud ja siis ma ütlesin, et kuulge, tegemist oli spordiklubiga. Ma küsin, kas te teate, et see AI ütleb, et teil on veebilehel, avalehel on pildid tualettpottidest. Ja siis nad olid väga ehmatanud selle peale muidugi, et neil ilmselgelt ei olnud tualettpottide pilte, aga AI oli oma objekti tuvastust teinud valesti ja selle rõõmsasti siin altteksti juurde kirjutanud. Et alati, kui te kasutate igasugused automaatseid asju, palun kontrollige üle, mis sinna siis nüüd tegelikult ka kirjutatakse, sest et lõpuks hakkab see nagu teie brändi või mainet, eks ole, mõjutama. Nii, siis 6. mure. Kui me lähme veebivormide juurde. Veebivormidel tegelikult on sageli hästi palju vigu. Ma tõin lihtsalt ühe probleemi praegu välja, aga ma räägin, mis need teised vead on. Ehk, vorm on, see veebivorm, ostukord või vormistamine, eks ole, näiteks kõige klassikalisem, on kõige kriitilisem osa. Mina olen väga paljudes veebipoodides käinud ja leidnud tooted üles, pannud need ostukorvi ja läinud ostukorvi ja saanud aru, et kõik on väga hästi ja siis ma lähen ostu vormistama. Ja siis on see ostuvorm pekkis. Ma ei saa sisestada, ma ei saa valida näiteks aadressi või ma ei saa valida pakiautomaati, sest et seal on mingisugust jama korraldatud. See ei ole ligipääsetav. Ja kui on selline mõnus kohvi joomisega pühapäeva hommik, siis ma ei ole ka väga aldis nagu väga pikalt üritama, eks ole. Nii et see vorm, et ma olen juba nagu kõik asjad korvi ladunud ja nüüd ma jõuan sinna vormi juurde, mis on katki. Mis vormi juures võib katki minna? Kõik klassikalisem mure on see, et üks mure on see, et me ei ole sidunud ära, jälle natuke tehniline, aga me ei ole sidunud ära vormi välja ja vormi välja nimetust. Kui me küsime inimese käest tema perekonnanime, siis siin kõrval on kiri, perekonnanimi. See tuleb nüüd veebikoodis ka, sa pead sellele teksti väljale, mis seal kõrval ütlema, et sinu kohta käib see kõrval olev nimetus siin. Sellepärast, et ühelt poolt ekraanilugeja ei saa minule öelda, mis ma siia kirjutama pean. Ta ütleb mulle lihtsalt kirjuta. Ja ta ütleb mulle, kuna seal vormis on, eks ole, palju erinevaid väljasid, siis ta võib mulle öelda kirjuta, siis ma ütlen, lähme järgmise välja juurde, et ütleb jälle kirjuta. Ja ma ei tea, mida mult tahetakse, eks ole. Ma võin ju eeldada, mida ostukorvis küsitakse. Nime võib-olla ja e-posti aadressi, aga kuhu ja mida. Mõni küsib telefoninumbrit, mõni küsib kommentaare, nii edasi. Ehk siis kogu see info, mis sul vormis on, tuleb jälle lisada nagu ka koodi puhul. Siis teine mure on veateated. Väga sageli veebivormide kontekstis veateated ei ole abiks või neid ei tekigi. Sa oled midagi valesti sisestanud. Üks suur mure on see, et sageli tehakse see veateate kast punaseks. Ma ennist ei maininud nende sihtgruppide loetelus, aga meil on ka värvipimedad inimesed. Ehk siis inimesed, kes ei erista teatud värve, kõige sagedamini punast ja rohelist.
ja kui ma nüüd teen vigase vormi välja, noh näiteks inimene sisestas oma e-posti aadressi valesti, tegi sinna mingisuguse kirjavea või jättis punkti panemata, mis iganes. Me teeme selle punaseks ja siis me paneme lehele suure kirja, palun paranda punasega märgitud väljad. Siis see värvipime inimene on väga keerulises olukorrast, et tema ei näe, millised on punasega märgitud väljad. Täpselt samamoodi ei näe seda ka ekraanilugeja kasutaja. Sest et temal värvid täiesti puuduvad ekraanilugejalt. Nii et taas tehnilises vaates on võimalik sellele vormi väljale öelda, kui meil on viga, siis sa paned koodis sinna ühe rea juurde, ütled, et nüüd sina oled vigane ja kirjutad sinna ka visuaalselt teksti juurde. Palun sisesta e-posti aadress kujul, ma ei tea, eesnimi.perenimi @gmail.com, eks ju. Ja kõik saavad aru, mida tegema peab. See on üks teine hästi sagedane probleem. Ja siis igasugused sellised valikukastid. Noh, näiteks kõige klassikalisem on see, et hakkad kirjutama aadressi ja tekib sinna alla, eks ole, kast, kus sa saad siis valida, nii-öelda autocomplete pakub sulle juba erinevaid aadresse, eks ole. Need ei ole pahad, need on väga head, aga jälle see tekitab kohe sellist keerukust juurde, kas see valikukast, kas see komponent mul on nüüd ligipääsetav, kas sinna saab klaviatuuriga liikuda. Kas see inimene, kes kasutab ainult klaviatuuri, kas tal on võimalik ka need valikud aktiveerida? Siis kas ekraanilugeja suudab need valikuid ette lugeda? Ja siin on hästi sageli tekkinudki selliseid kurioosseid olukordi, et ma ju tean oma aadressi, aga ma ei saa seda nii-öelda pakutavat aadressi vajutada. Ja ma kirjutan oma aadressi täis pikalt sinna ilusti välja, panen aadressi, postiindeksi, linna, kõik kuni Eestini välja ja veebivorm ei võta seda vastu, sellepärast et arendaja on eeldanud, et ma valin sealt eelpakutud aadressite seast selle enda aadressi, eks ole. Ja jääbki jälle ost tegemata. Nii et ütleme niimoodi, selle asja moraal on see, et esiteks, siin tuleb kontrollida koos arendajaga üle see ligipääsetavus või siis, kui neid komponente valida arenduse käigus. Kui näiteks te tellite uue ostu vormistamise vormi, siis tegelikult sageli, kui valida seda vormi loomise põhja, siis tegelikult on informatsioon selle kohta, et millised ligipääsetavuse lahendused seal on ka olemas, aga lihtsalt see valik tuleb teha enne, sest tagantjärgi seda parandada on natukene juba keerulisem. Ja siis lehel puudub struktuur. Ja selle 6. küsimuse või punkti kohta üks küsimus, et kui tegemist on teenuse vahendamise portaaliga, kus kasutajad müüvad oma tooteid, näiteks nagu osta ja jaga, kuidas sellel puhul alt-tekste lisada? Siduda alt-tekst kas läbi müüdava eseme pealkirjaga või kuidas? Ja, ütleme niimoodi, et sa võid siduda vahel alt-tekstiga müüdava eseme pealkirjaga. Aga kui sa mõtled nüüd näiteks, et kasutaja, ühesõnaga, siin on see variant, et kui kasutaja oma toote müüki paneb, siis sa saad ju kasutajalt muu info seas küsida juba pildile kirjelduse. Ja lasta kasutajal see info ära täita. Ehk siis kõige lihtsam ongi see, et ma pean panema mingi toote müüki, siis ma panengi ju toote nimetuse, siis ma panen toote kirjelduse, hinna, kus ma olen, kuidas ma tahan seda, kuidas ma raha vastu võtan ja nii edasi, eks ole. Ja siis sinna oleks võimalik teha ju kohe üks väli. Kui sa paned pildi, siis pildile lisa ka kirjeldus. Samasugust loogikat kasutavad kõik erinevad, ma ei tea, kas või näiteks sotsiaalmeedia platvormid on ju, et sa saad sotsiaalmeedias ka, paned pildi üles, sul on võimalik sinna kõrvale, seal on võimalik valida siis alt-teksti kirjutamise väli ja see sinna lisada. Ehk siis sul on võimalik seda inimese käest kohe küsida. Ja sellega sa suunad ka nagu kasutajad siis selle poole, et oma pilti kirjeldaks. See on nagu üks variant. Teine variant on lisada siis näiteks kui kasutaja nüüd ei ole pilti kirjeldanud, siis sul on võimalik teha selline vaikimisi alt tekst näiteks, mis ütleb, et foto tootest ja siis toote nimi.
noh, ma ei tea, ütleme, et ma müün laste jalgratas, laste jalgratas on ju, ja ma ei kirjuta sinna ühtegi pildikirjeldust, ma panen 5 pilti ülesse, siis sinul nii-öelda arenduse poole pealt on võimalik siis igale pildile panna vaikimisi alt tekst, et foto tootest laste jalgratas. Aga nüüd, kui ma siin olen selle müüjana kirjutanud selle kirjelduse, siis võib see alt tekst ilus olla. Ehk siis sul on võimalik selline nagu fallback teha, et mis siis juhtub. Oi, meil on kell, hakkab otsa saama. Nii, lähme edasi. Struktuur. Ehk siis visuaalne struktuur on meil hästi sageli selline, noh, väga, väga kirev. Meil on reklaamid, meil on mingisugused esile tõstetud tooted, eks ole, soodustooted, meil on kategooriad, meil on vahel uudised, näiteks kui me räägime avalehe kontekstist, eks ole, aga selle sama struktuuri peame me tegema arusaadavaks ka inimestele, kes siis navigeerivad jälle klaviatuuriga, kellel on motoorikahäire näiteks, või inimesed, kes navigeerivad siis ekraanilugejaga. Mismoodi seda teha? No, siin on lihtsalt üks näide, seda nagu visuaalis ei tule jälle esile, kuna ta on natukene selline nähtamatu mure, et me saame veebilehe koodis. Veebilehel saame öelda, milline on lehe päis, milline on lehe põhisisu, milline on põhiline peamine navigatsioonimenüü, siin on meil meie kõrvalinfo, näiteks meie sooduskampaania ja nii edasi. Ja nüüd see on jällegi selle elemendi juurde, sa lisad tegelikult koodis 2 tähist. Ja tegelikult juba tähendab see seda, et ekraanilugejale mina saan öelda, et palun mine lehi põhiosa juurde, palun mine peamenüü juurde, palun mine jalusesse ja ma saan kiiresti liikuda leheosade vahel, sest et ekraanilugeja navigeerib nagu teie loete Wordi dokumenti näiteks tavaliselt, hakkad ülevast vasakust nurgast peale, loed, lähed alla, kogu aeg järjest, ükshaaval. Ma ei saa hüpata kiiresti teatud olukorda. Või seda võib kujutelda ka nagu sisukorrana, et kui see lehe struktuur on korrektselt tähistatud, siis mina saan paluda oma arvutilt, et tee mulle sellest lehest kiiresti sisukord ja ma saan valida, kuhu ma tahan minna. Klaviatuuri kasutajate puhul kehtib aga selline asi, mille nimi on sisu juurde hüppamise link. See on link, mida soovitatakse panna kõige esimeseks lingiks veebilehel. Ja mis see link teeb, kui sinna peale vajutada, sinna saab siis vajutada niimoodi, et kui sa vajutad seda sama tabulaatori ehk siis tab klahvi, siis see link tuleb fookusesse, tema ümber tekib selline kast, liigub põhisisu juurde ja kui sa nüüd vajutad enterit näiteks, siis klaviatuuri fookus liigubki lehe põhisisu osa juurde, ehk siis sinna, kus on sinu esimene näiteks uudis või toode või mis iganes sul on peale siis põhimenüüd. Ja see on taaskord, see link võib olla sul näiteks peidus ja see tuleb ainult nähtamale siis, kui inimene klaviatuuriga navigeerib. Aga miks teda vaja on selles, et jällegi klaviatuur navigeerib läbi kõikide aktiivsete elementide. Kui me oleme nüüd veebilehel ja hakkame selle tabulaatoriga liikuma, siis esimesena meile aktiveeritakse võib-olla sinu ettevõtte logo, mis viib avalehele, siis on sul seal otsing, siis on sul seal võib-olla mingi telefoninumber, siis on seal sotsiaalmeedia 3 ikooni, siis on peamenüü, kus on, vahel on 5, vahel on 25 menüü elementi ja alles nüüd me jõuame sinna põhisisu osa juurde. Ehk siis selleks, et inimene saaks sinna lehe sisu osani, peab ta sageli tegema näiteks 30 vajutust või rohkem. Ja nüüd, kui me teeme siin üles selle sisu juurde hüppamise lingi, eks ole, siis me saame hopsti kogu selle muu jama vahele jätta. Ja jällegi, see ei ole tegelikult keeruline, see vajab seda, et sul on see sisu osa lehel ära tähistatud ühe väikse kooditähisega ja siis üles veebilehe algusesse on võimalik teha siis üks link, mis viitab siis sellele. Ja kokkuvõttes jällegi, aega võtab see ma ei tea, 10 minutit võib-olla. Ja fookuse haldus on teistpidi problemaatiline mure on siin selles, et see tegelikult natuke resoneerub selle eelmise pildiga, kus meil on küpsiste aken ka ees. Ma ei hakanud sinna järgmisele seda sama pilti panema, aga mõte on siin selles, et nagu juba räägitud sai, siis see navigatsioon toimub tegelikult lehel nagu visuaalses järjestuses. Algab ülevalt pihta ja liigub järjest alla.
ja see visuaalne järjestus või see pannakse paika sellega, mis järjekorras meil asjad seal veebilehe nii-öelda koodis üles ehitatud on. Ja hästi sageli pannakse igasugused küpsiste teavitused või chati aknad koodis kõige lõppu, mis tähendab seda, et kes navigeerib jälle selle klaviatuuriga või kes navigeerib ekraanilugejaga, ei pruugi neid kunagi üles leidagi, sest et nad on absoluutselt kõige lõpus, pärast igasuguseid privaatsusteavitusi ja muud informatsiooni. Ja siin on oluline siis arvestada sellega, see on nüüd siis võib-olla tänastest probleemidest kõige keerulisem või kõige rohkem vaeva nõudev. Oluline sellega, et kui me tekitame igasuguseid pop-up aknaid, kui me tekitame teavitusi, siis need peavad olema samamoodi kasutatavad. Noh, näiteks kõige klassikalisem olukord, ma lisan midagi ostukorvi ja visuaalselt tekib meil ekraanile teade, et toode lisati ostukorvi. Ja nüüd mul on võimalik kiiresti, aga mina, kes ma kasutan ekraanilugejat näiteks, ei tea seda. Ja sinul veebilehe arendajana on võimalik lisada sellele teatele jälle üks koodis olev tähis, mille nimi on alert. Ja see alert ütleb seda, et kui see teade tekib, siis palun ekraanilugeja loe see kohe ette. Ükskõik kus, mida sa praegu ka ei teeks. Ja mina jälle saan teada, protsess õnnestus. Sama probleem on igasuguste vigadega vormides, sama probleem on vahel erinevate mingite interaktiivsete lahendustega veebides, aga see on üks selline natukene keerukam probleem, mis ma tahan öelda on selles, et kui me tekitame ekraanile teateid, kui me paneme sinna küpsiste aknaid, siis need peavad olema kättesaadavad. Noh, näiteks küpsise akna puhul meil on võimalik tehniliselt inimese fookus, ehk siis seesama klaviatuuri fookus koos ekraanilugeja jutuga liigutada selle küpsise akna algusesse. Kui ma tulen kodulehele, siis esimene asi, mida ma tahangi teada on, et te kasutate küpsiseid ja noh, ma tahan sellest aknast lahti saada. Ja näiteks minu puhul, kes ma, eks ole, kasutan ekraanilugejat, hästi sageli ongi see, et ma toimetan mingil veebilehel, üritan vajutada mingit nuppe, üritan minna kuskile tootelehele, aga ma ei saa sellepärast, et küpsisaken on lahti. Aga mulle keegi ei ütle, et see küpsisaken lahti on, sest et see ei ole ligipääsetav. Need on nüüd sellised tehnilised olukorrad. Boonusena panin 9. probleemi veel ja siin on see mure, et tegelikult väga suur osa ligipääsetavusest või ühe suure osa ligipääsetavusest saad sa ära lahendada ka nii-öelda kommunikatsioonis või turunduses. Ehk siis, kui sa suhtled oma klientidega, kui sa annad ka teada sellest, et sul on ligipääsetavus olemas, meil on Eestis näiteid ettevõtetest, kes on ligipääsetavust taganud, nad on sellest andnud teada klientidele ja nad on näinud tegelikult reaalselt ka klientide kasvu, ehk siis inimesed on hakanud nende ettevõtete tooteid kasutama. Ehk siis tegelikult selline kommunikatsioon ja turunduslik vaade asjadele on täpselt sama oluline, et üks asi on see tehniline pool, aga kui sa suhted oma inimestega oma klientidega niimoodi, et see sõnum jõuab neile kohale ja kui me räägime siin eelmainitud erivajadustega inimeste sihtgruppidest, siis suunates turundust ka neile inimestele on võimalik ka näiteks absoluutselt tegelikult kliente juurde tuua ja seda nagu väga erinevates kontekstides, et on see sotsiaalmeedia postitused, mis ei ole ligipääsetavad, on see välimeedia, kus on kehv kontrastsus või kehvasti loetav tekst, on see uudiskiri, kus samamoodi puuduvad pildikirjeldused, ehk siis kõiki neid on võimalik ligipääsetavaks teha või näiteks sisu. Ma tellisin isiklikult ühest veebipoest kunagi mingi šampooni ja sain selle kätte, ma avastasin šampooni peal, pakendi peal on kirjutatud punkt kirjas selle toote nimi. Võtsin poega ühendust, et kuulge, vau, lahe. Ja me teame küll, et meil on sellised asjad, miks te ei reklaami siis? Teil oleks praegu kõik Baltikumi pimedad jookseksid teie käes šampooni ostmas, see on nagu lahe. Et kui teil on, ja see ei pea üldse puudutama tooteid, see võib olla vabalt see, et me oleme nüüd oma poes teinud ligipääsetavuse parandusi ja tulge meile külla. Täpselt samamoodi nagu te avate uue kontori või uue esinduse, eks ole, siis siin kehtivad nagu samad loogikad. Ja nüüd on korra see koht, kus
ma lihtsalt ütlen, et me teeme tegelikult ka aprillis ligipääsukesega ühe pikema koolituse, kus me räägime sellest, kuidas oma kommunikatsiooni ja oma turundussisu muuta ligipääsetavaks. Ehk siis me räägime seal väga palju põhjalikumalt näiteks piltide kirjeldamisest, millest siin täna juttu oli. Me räägime ka näiteks sellest, kuidas teha subtiitreid, mis on vaegkuuljatele inimestele arusaadavad, aga me räägime ka nagu sisuliselt, et mis on see keel, millised on need sõnastused, mismoodi ligipääsetavusest võiks rääkida, nii et see pakuks nii-öelda kõikidele inimestele pinget, mitte ainult siis võib-olla mingisugusele kitsale sihtgrupile. Et kellel huvi on, siis ma pärast näitan veebilehe aadressid ka, saate tulla ja kiigata ja koolitusest osa võtta. Ja ma näen, kell on hästi palju, ma teeks, kui Tõnu lubab, et 1-3 minutit ma räägiksin paarist heast näitest ka veel. Või on meil kiire? Muidugi, räägi. Väga hea. Ma räägin paar head näidet ka ära, et kui ma siin enne kirusin struktuuri, siis näiteks Võluhald ja veebipoes on see struktuur juba suhteliselt hea. Ehk siis ekraanilugejaga ma saan kiiresti navigeerida uudisteni, ma saan kiiresti navigeerida toodete kategooriateni, valida erinevaid variante. Näiteks see lahendus mulle selles e-poes väga hästi meeldis. Ja ma tundsin ennast kohe niimoodi, et selle asemel, et ma pean tegelema põhiliselt sellega, mis juhtub või kuidas ma saan toodet osta, ma sain reaalselt valida tooteid ja ma sain nagu tegeleda selle sisulise küsimusega, et mida ma siis nüüd ostma hakkan, eks ole. Teine hea näide on, kui me räägime kirjeldamisest, siis üks asi oli pildikirjeldused, aga kui ligipääsetavus on ka see, et kui sa oma tooteid kirjeldad väga nii-öelda sõnarohkelt. Maarahva veebipoes võtsin ühe roosi ja väga ilusasti oli kirjeldatud ka natuke seda, milline see roos välja näeb, millised on kroonlehed, lisaks siis loomulikult sellele, kuidas seda roosi nii-öelda käidelda ja nii edasi. Ja juba annab ta minule kui ostjale, kes seda roosi tegelikult ei näe, väga palju infot selle kohta, mis on. Nii et oluline on ka siin selles, et see ligipääsetavus ei ole ainult see tehniline ja see nii-öelda veebilehe koodis kaevamine, vaid see puudutab ka seda, mismoodi sa näiteks oma tooteid kirjeldad, millist lisainfot sa enda toodete juures annad, mis on see metainfo, kui palju ma tean sellest asjast enne, kui ma seda ostma hakkan. See on täpselt samamoodi ligipääsetavus. Ja kolmas näide on nii-öelda sellise navigeeritavuse, arusaadavuse puhul Shipit24 on väga kompaktne. Sellel lehel ei ole liigseid valikuid, mida nagu kompaktsemaks me suudame ja mida rohkem me suudame siit nii-öelda segavaid elemente ära viia, seda lihtsam on seda seal navigeerida ekraanilugejaga, klaviatuuriga, on visuaalselt selles lehel orienteeruda lihtsam. Nii et selles mõttes on mõistlik siin ka selliste asjade peale mõelda, et kas mul on igal lehel vaja kõiki asju korraga näidata ja Shipit24 oli selles mõttes väga hea, et väga kergesti oli võimalik seda vormi siis täita. Ühesõnaga, kui nüüd püüda kokku võtta kiiruga kõik see täna ette vuristatu, siis on võimalik täna näiteks Shopify's, WooCommerce'is, Magentos tegelikult juba leida erinevaid teemasid, millele on ligipääsetavus natukene tagatud ja seda nüüd platvormi spetsiifilist ligipääsetavust ikkagi tegelikult leidub. Ja kui sa neid komponente juba sinna tood, siis sinna juba on ligipääsetavus sisse ehitatud. Ütleme, eesti keele puhul võib-olla sul on vaja lihtsalt mingid tekstid ümber telkida, eks ole, seesama esimene probleem, millest me rääkisime. Ja oluline teema on ka kasutajatega rääkimine. Küsige inimeste käest, kui te teete oma kliendi uuringut, tagasisida küsimust, küsige seal ka seda, et kuidas tundub teile meie veebipoe ligipääsetavus. Kas teil on selle ligipääsetavusega probleeme? Kui teile kirjutavad inimesed ligipääsetavuse muredega, siis süstematiseerige see ära, hoolitsege, et see jõuab õigete inimesteni, et need probleemid saavad ka lahenduse. Hästi kiiresti ka siis see, et mis nüüd siis peale hakata, eks ole, et me oleme siin nagu 8 muret ära toonud, osad keerulisemad, osad mitte. Automaattestimise lahendused, ma olen siia toonud, on võimalik kasutada siis erinevaid programme, mis su veebilehte natukene ise torgivad ja vaatavad, mis siis ligipääsetavuse seisukohast toimub.
on nende probleem on ainukesena see, et ligipääsetavuse seisukohast nad analüüsivad selline 30% kõikidest probleemidest. Ehk siis nad ei leia iial üles kõiki asju. Nad ei saa aru kontekstist, nad ei saa aru, mis sa tegelikult siin teha oled tahtnud, nad võtavadki sellise nii-öelda kirvemeetodil tulevad sinna kallale ja vaatavad, et siin ei ole pildil kirjeldust. Aga kas sellel pildil üldse peab kirjeldus olema või kas see praegune pildi kirjeldus on hea, seda nad ei tea. Mõned tööriistad, mis mina olen siia ära toonud, Wave on nendest üks populaarsemaid, see on hästi lihtne, sa paned oma veebilehe aadressi sinna sisse ja ta näitab sulle sellise valgusfoorina ära, et punaste, kollaste, roheliste lipukestega, et kus on suuremad probleemid ja püüab siis neid probleeme ka natukene siis kirjeldada. X on samamoodi, sa saad selle brauserisse installeerida, ta aitab sul natukene kaasa mõelda nendele probleemidele. Aga nagu öeldud, et ta ei leia kõiki asju kindlasti mitte ülesse. Ja see on lihtsalt näide, mismoodi see Wave näitab siis e-kaubanduse liidu lehte, ta on siit 16 errorit leidnud, nii et Tõnul läheb tööpäev täna pikemalt, tundub. Ja miks on tegelikult oluline ligipääsetavuse testimine läbi viia käsitsi või manuaalselt või me kutsume seda ka auditiks, ongi just see, et ligipääsetavust testides näiteks meie võtame ette ikkagi konkreetselt selle lehe, me saame aru, mida seal täna teha tahetakse, mis on need eesmärgid, kuidas selle lehe kontekstis, kuidas selle lehe loogikat arvestades, eks ole, probleeme kõige paremini lahendada saaks. Pluss me arvestame ka kasutusmugavust nagu loogikatega, et mida tegelikult inimene, kes kasutab näiteks ekraanilugejat, tahaks, et see olukord oleks mugav. Need on need asjad, mida täna automaattestid ei tee. Pluss automaattestid ei anna ka sulle erilisi lahendusettepanekuid. Nad ütlevad sulle selle lahendusettepaneku võib-olla ühe lausega, ilma igasugust konteksti andmata. Täna hommikul just nõustasin siin ühte inimest, kes oli saanud endale ühe automaattesti, mis üks riigiamet oli aidanud tal teha ja ta ütles, et ta on hädast, et tal on 300 lehekülge mingisuguseid inglisekeelseid arusaamatuid asju, ta ei oska nendega midagi peale hakata ja siis näiteks meie oma auditis me kirjutame probleemi detailselt lahti, mis see sinu jaoks tähendab, mis see kasutaja jaoks tähendab ja kuidas seda siis nüüd lahendada. Ehk kuidas probleemidega nii-öelda siis toime tulla ja mida sa pead täpselt arendajale või disainerile ütlema, et see asi saaks lahenduse. Vot, ja seetõttu on selline esmane selline manuaalne audit võib-olla üks esimesi häid samme, et sa saaksid üldse aru, mis sinu poes täna toimub. Ma tahan öelda ka seda, et kui ma siin ennist näitasin ligipääsetavuse koolitust ja me tegelikult ligipääsuksega teeme auditeid kahes moodus, ühena me võtame kogu selle suure standardi ette, mis ma näitasin, mis annab teile siis nii-öelda selle, et me kõik nurgatagused käime läbi, vaatame üle. Siis teine meie audit on, me nimetame seda kiirauditiks, kus me vaatame üle kõige sagedamini esinevad sellised kriteeriumid, kõige sagedamini esinevad probleemid. Me kutsume seda kiirauditiks. See kõiki probleeme ära ei lahenda, aga tõenäoliselt annab ta aluse suuremate murede lahendamiseks. Ja ma selles mõttes saan lubada, et siin täna osalejatele tänase päeva jooksul, kui te siin meiega ühendust võtate kiirauditi osas või registreerite koolitusele, siis me saame teile pakkuda 15% soodustust. Kuna te olete tulnud kuulama seda olulist teemat, siis ehk saame aidata ühiselt teie poodi natukene ligipääsetavamaks muuta. Vot, ma olen nüüd armutult oma aega kuritarvitanud juba 7 minutit, aga... Midagi. Kas sa lähtid korraks tagasi liidu lehe juurde? Jaa, just. Selle tööriistaga. Just, see on Wave. Lähed wave.vbeim.org ja sinna sa paned oma aadressi sisse ja siis ta juba sulle räägib, mis sul, kuidas sul läheb. Kui hea või täpne see tööriist on? No, ta ongi selline, et
et ta on, noh, ta leiab sul 30% probleemidest ülesse umbes niimoodi, et 70% võib olla pahasti. Kui su leht on lihtsam, kui sul on näiteks, noh, ma siin võtsin ainult võtsin selle uudise või selle blogiartikli, kui see leht on niisugune lihtne, et sul on pealkiri, sul on tekst, võib-olla sul on mõni pilt, siis üldiselt on ta suhteliselt hea. Aga kui meil on nüüd keerulisem lahendus, kui meil on seal, eks ole, mingid toodete puhul parameetrite muutmised, ostukorvid ja nii edasi, siis hakkab ta väga kergesti eksima, sellepärast sellist dünaamilist sisu muutuvaid elemente, neid ta ei oska täna nii hästi läbi käia. Õnneks me ei müü midagi ja pole e-pood. ja, just. Et aga noh, anyway, et ka liidu leht võiks olla ikkagi ligipääsetav, et juba põhimõtte pärast, et eks ma pean arendajaga arutama seda, et mingeid asju võib juurde. Mõned küsimused, üks väga hea küsimus on Marguselt, et kas ligipääsetavus mõjutab otseselt SEO-d? Ja mõjutab. Google'i robot vaatab kindlasti pildikirjeldust. Google'i robot vaatab kindlasti sinu pealkirjade taset, ehk siis kui sa teed seesama lehe struktuuri küsimus, on ju. Et kui sa teed pealkirju, kui sul on loogiline struktuur, siis Google saab ka aru, et ahah, see on uudiste osakond, see on sooduskampaaniate osakond ja nii edasi. Ehk siis tegelikult sellised detailid, need samad nuppude tekstid, millest me alguses rääkisime, selle pulli käib kõik see SEO robot ka läbi ja mida paremini ta aru saab, mis su lehel on, esiteks ta oskab minu kui siis suvalise eksinud tarbija otsingutele, eks ole, reageerida, aga ta tõstab seda skoori sellepärast, et ta lihtsalt tunneb ennast sellel lehel paremini. Et selles mõttes jah, ligipääsetavus mõjutab SEO-d päris palju. Okay. Küsimus veel, et kui head ligipääsetavuse võimalused on Magento 2 e-poe puhul? Ja, nendel platvormidel on erinevad võimalused. See tegelikult sõltub rohkem ka nagu väga palju ka sellest, millise nagu sellise millise teema sa valid, milliseid komponente sa kasutad ja kuidas sa neid üles ehitad. Ehk siis sa saad tegelikult ju näiteks ise muuta ka teatud komponentide juures seda HTML-i koodi, mis sul seal on. Ja kui sa kasutad ka komponente, mis on võimalikult nii-öelda lihtsasti loodud, ma ei tähenda öelda, et nad peaksid olema lihtsa funktsionaalsusega või lihtsa väljanägemisega, aga mis on võimalikult lihtsasti tehnilises vaates loodud, siis nad on täna juba ligipääsetavad. Näiteks, et need teemasid, ma võtan siis poeteemasid, mida sa saad Magentos valida, nende juures peaks üldiselt olema ka see informatsioon, millist ligipääsetavust nad on. Aga Magentos on tegelikult ligipääsetavaid teemasid tõesti olemas küll. Okei, küsimus veel, et kas bänneritel peavad ka olema all tekstid? Jah, sellepärast, et esiteks sa ju tahad, et inimene, kes kasutab ekraanilugejat, saaks osta või ta saaks teada, mis su bänneri peal kirjas on. Ja kui sa bänneril näitad pilti või visuaali, siis see pilt või visuaal peab olema kirjeldatud. Siin on üks väike selline võib-olla aga kõige selle juures ehk, et kui see pilt on puhas taustapilt, näiteks, et sul on mingi taustapilt, kus on lihtsalt mingi muster, siis seda sa ei pea kirjeldama. Ehk siis, kui nad on tõesti ainult sellised dekoratsioonid, me nimetame neid dekoratsioonideks, kui on selline dekoratiivne pilt, siis neid ei pea kirjeldama, nende puhul võib panna siis, nimetame ka tühjaks alt tekstiks. Ehk siis sa pead, kas siis sisuhalduses sa vahel määrata pildi juures panna linnukese, et see on dekoratiivne pilt, seda siis ei loeta ette, või siis koodi vaates on tühi alt tekstist, alt võrdub ja siis on 2 jutumärki. Aga jah, see on siis, kui see pilt on seal ainult selleks, et ta tekitaks mingit visuaalset efekti, mitte ei oleks nii-öelda sisu mõttes oluline. Selge. Küsimus veel, et kui palju sinu audit maksab ja millest see hind sõltub? Suure auditi hind sõltub meil täna lehemahust, sellest mitut nii-öelda lehekülge me analüüsima peame. Ehk siis me käime läbi, eks ole, iga lehe eraldi. Näiteks üks leht on avaleht, siis võib-olla üks leht on tooteleht, siis on meil üks leht on näiteks mingi otsinguleht, kus on filtrid, mis meil veel võib olla ostukorv,
ostu vormistamise vaade. Ühesõnaga, neid lehti võib olla teatud olukordades väga paljust, et sul võib ju ka tootelehti olla erinevate nii-öelda funktsioonidega. Ehk siis suur audit sõltub, selle hind sõltub väga palju sellest, suurte auditite hinnad, noh, jällegi, need hästi kõiguvad. Kui me oleme teinud erinevatele mingitele suurtele ettevõtetele, on ju, see hind võib olla seal juba 8-9 tuhande euro kandis. Ta võib olla ka suure, noh, terve standardi läbimise vaates audit võib olla ka, kui on väga lihtne leht, siis ta võib olla 2000 euro kandis või seal natukene peale. Aga see kiiraudit, sellel on meil nii-öelda püsiv hind, sest et seal me võtame ainult teatud kriteeriumid ette ja see on meil 1300 eurot, ehk siis täna, kui me siin täna kohtume, siis soodustusega me saame teile pakkuda 1100 euroga sellist kiirauditit ja selle kiirauditi saate te ka kiiresti kätte. Selles suhtes, et kui suur audit võtab meil tavaliselt selline 2-3 nädalat või kuu aega, siis kiirauditi me üldiselt saame juba tavaliselt nagu nädalaga pakkuda. Küsimus veel, kas tootepilti on vaja kirjeldada, kui tootekirjeldus on eraldi kohe kõrval, et see ju loetakse ka ette? Kui sul on tootekirjelduses seda toodet visuaalselt kirjeldatud, siis ma arvan, et topelt ei ole mõtet seda teha. Aga oluline on see, et ma saaksin ka visuaalselt teada, milline see toode on. Tere! Tere! Kas võib küsida? Mul on küsimus vormiväljade, nuppude ja muude elementide nimetuste kohta, et kui veebileht on mitmes keeles, kas siis need peaks olema ka mitmekeelsena, et meie prioriteet ilmselgelt on eesti keel, Eesti kasutajaid kõige rohkem, aga on ka teised keelevalikud e-poes, et kuidas nendesse suhtuda ja pildikirjeldused ilmselt tuleb ka tõlkida siis igasse keelevaatesse. Jaa, absoluutselt, et need nupud tegelikult tuleb samamoodi ära tõlkida, sellepärast, et ekraanilugeja ise neid nuppe ei oska tõlkida. Nii et kui teil on eestikeelne veebileht ja nupud on eesti keeles, siis kui nüüd sa valid sealt ülevalt näiteks inglisekeelse või lätikeelse veebi, siis peavad nende nuppude tekstid ka muutuma. Ja see on nüüd see näide, kus vahel ligipääsetavus võib minna keerulisemaks, sellepärast, et see küsimus ei ole ligipääsetavuse seisukohast keeruline, aga ta on selles mõttes tehniliselt, et neid, nüüd on sõltub sellest, kuidas see lehe, see backend on üles ehitatud, et kuidas nende nuppude tekstid sinna juurde tekivad. Et kas on lihtne neid tõlkida või on vaja hakata mingisugust suuremat käsitööd tegema. Et see on vahel see, mis võib mingitel lehtedel olla keeruline, aga lühike vastus sellele su küsimusele on jah, lehe keele muutumisel peavad siis kõik nupud olema ka selles uues keeles. Ja see on seesama probleem eesti keelega, et ütleme, et kui ma läheks ingliskeelsele lehele ja mulle öeldakse nupp, mille nimi on wishlist, siis ma ju seda ei paneks kirja kui probleemi. Aga kui ma olen eestikeelses poes ja mul on nupp, mille nimi on wishlist, siis see ei ole õige, sellepärast, et see on eestikeelsel lehel olev ingliskeelne nupp. Kas see on, ütleme, kui need nõuded nüüd tulevad, siis kas see ongi, et ei ole nõuetele vastav, kui siis meil on põhikeel eesti keel ja teised nupud ei ole tõlgitud, need tulevad kunagi hiljem? Jaa, seal on nõuetes on see sees, et nuppude nimetus peab olema siis õiges keeles ja tegelikult on seal isegi tähistatud veel see, et kui sul on mõni võõrkeelne nupp, ma ei tea, ütleme, et sa tahad alustada, sa oled eestikeelne veebipood, aga sa tahad oma klienditeeninduse chati alustada alati nupuga hola, on ju, hispaania keeles, see ei ole selles mõttes halb, aga siis seal on jällegi nupu juures on võimalik tähistada, mis keeles see nupp on, ehk siis ekraanilugeja näiteks oskab mulle seda ette lugeda hispaania keelse aktsendiga. Ja see on jällegi näiteks selles nõuetes üks selline kriteerium, ehk siis see keele probleem eesti keele puhul on meil, see on selline natukene, mitte eesti keele puhul unikaalne, see on üldse väiksemates keeltes on see keeruline, sellepärast et enamik arendusi ja selliseid asju tehakse meil automaatselt inglise keeles ikkagi. Aga jah, nõuetes on see sees. Aitäh! TTJA-ga on mul kokku lepitud, et kedagi trahvima ei hakata nende
nii-öelda ootus on see, et kui nüüd 28. juunist see kehtima hakkab, et noh, alates juulist ja sügisel, et oleks näha ideaalis, et sa oled midagi teinud või tegemas ligipääsetavuse suunal, et midagi vähemalt mõne elementaarse asja teinud või midagi tegemas ja kui pöördutaksegi sinu poole, et siis pigem tahetakse seda dialoogi tekitada, et noh, millal sa plaanid ja kas sa plaanid ligipääsetavust parendada endal. Nii et selles mõttes ei pea muretsema, et kindlasti 28. juuniks peaks kõik suured arendused olema tehtud, aga mõistlik on midagi teha ja seetõttu ka tänane see teema, et need 8 punkti, mis Jakob välja tõi, et noh, kui nendele tähelepanu pöörata, siis tegelikult miinimumnõuded kindlasti on täidetud ja keegi midagi ütlema ei tule. Jah, täiesti nõus, et selles mõttes, et eks selle ligipääsetavusega ongi niimoodi, et kui sa näitad, et sa teed seda tööd ja et sa tegeled probleemiga, kui sa võib-olla ka oma veebilehel kusagil ütled, et me tegeleme ligipääsetavuse parandamisega ja sul on nii-öelda arengut märgata, siis noh, ei ole nagu põhjust kallale tulla. Et eks see on iga asja puhul niimoodi, et ega autojuhte, kes kiirust ületavad, noh, neid kiputakse trahvima, aga meil on ju tehtud igasuguseid alternatiivseid meetodeid ka, et inimesi korrale kutsuda. Et selles mõttes ligipääsetavusega on mõistlik tegeleda, olukordasid parandada ja siis üldiselt on asjad hästi. Mis on, jah, nagu kordan korra alguse poole öeldud ka, et lihtsalt nüüd on nagu kliendil tekib juulikuu algusest õigus olla teie peale kuri, et siis te lihtsalt teate, et kui ta tuleb ja viputab näppu, et kuulge, et ei ole või ta ei ole ligipääsetavad, et noh, siis tegelikult inimesel on õigus seda nii-öelda nõuda tegelikult. Üks täitsa tore näide ka see, et kui nüüd eelmine aasta tuli see info, et hakkab kehtima selline asi, siis ma juhtisin tähelepanu, et riigiasutustele kehtib ta juba 2 aastat, aga Eesti riigiasutused ei ole ligipääsetavuseks muutunud. Et kuidas te nüüd eraettevõtluselt hakkate nõudma, et kui ise riik ei ole ligipääsetav, siis paljudes ministeeriumite lehtedele, näiteks nagu MKM-i ja Rahandusministeeriumi lehtedele üles tekkis väike link ligipääsetavus ja kui peale läksid, siis seal all oli, et 2 lauset, et kui sa tahad ligipääsetavamaks lehte muuta, et siis vajuta arvuti klaviatuuril neid 2 nuppu ja siis tekst läheb suuremaks, eks ju. Et noh, selles mõttes sama näide, et noh, me nagu teeme midagi, on ju, või midagi oleme lisanud, et noh, ka niimoodi võib läheneda, aga täpselt nagu Jakob ütles, et midagi. No, mina mõtleksin seda, noh, riigiasutustel on omad motivaatorid, aga kui sa oled e-pood ja sa müüd inimestele tooteid, siis ma nagu vaataksin seda ka sellise investeeringutna siin selles mõttes, et leida endale uusi kliente, leida endale täiesti uus turg ja ma võin öelda, et see nii-öelda inimesed, kellel on need ligipääsetavuse lahendused on abiks, ehk siis inimesed, kellel on mingisugune erivajadus, on täna täiesti selles mõttes noppimata mustikas, et keegi täna ei pöörata otseselt seda turunduslikku tähelepanu nendele inimestele ja kui sa ligipääsetavuse tagad, siis inimesed on selles mõttes, noh, inimesed tulevad tagasi. Ma lugesin paar nädalat tagasi ühte eelmisel aastal läbi viidud uuringut, kus räägiti 2500 e-poe omanikuga üle maailma, kes on tegelenud ligipääsetavusega ja osadega siis, kes ei olnud. Ja 60% nendest ütlesid, et nad näevad kliendi lojaalsuse kasvu pärast seda, kui nad on ligipääsetavusega tegelenud oma veebis või 37 nendest jälle ütles, et 37% ütles, et meil on käibe kasv olnud tänu sellele. Ehk siis noh, seal on nagu sellised võimalused ka inimesi enda poodi juurde tuua, eks ole. Ja noh, näiteks kui korra rääkida veel ülemaailmsetest numbritest, siis seesama uuring leidis, et e-poed, mis ei ole täna ligipääsetavad, kaotavad täna konkurentidele, mis on ligipääsetavad umbes $7 miljardit aastas ülemaailmses vaates siis. Ehk siis noh, siin on võimalust ka nagu äri kasvatamiseks. Et üks on see seaduse järgimine,
aga noh, teine pool on siin võib-olla ka sellised ärilised mõtted, et mida me saame teha, et inimene tahaks meie poodi rohkem tagasi tulla. Ma täitsa usun seda, sest tegelikult need samad näited, mis sa täna tõid, samamoodi see selline kuldne või peesikas taust ja kiri peal. Mina, kellel mul nägemine on korras, isegi pean silmasid kissitama, et tegelikult see ligipääs ja see, et sa kõik pildid korrektselt alltekstidega täidad ja tootekirjeldused üle vaatad, tegelikult see annab väga palju juurde ka täitsa tavalisele tarbijale, et kindlasti ta tõstab nii-öelda lojaalsust ka üldist, mitte ainult samas sihtgrupis ja sellega ma olen ka väga nõus, mis sa ütlesid, mida ma tahtsin ise muidu plaanisin lisada, et seda tasub turunduslikult ära kasutada, et me oleme nüüd ligipääsetavad või oleme kõvasti seda parandanud, et kindlasti tasub seda ära kasutada ka turunduses, et absoluutselt. Ja, just. Me oleme nüüd kõvasti üle läinud, aga ma arvan, et kui kellelgi on mingeid küsimusi veel ligipääsetavuse koha pealt, võib julgelt minu poole ka pöörduda, saan jagada materjale, kõike muud, see sama salvestust läheb üles ja võib ka Jakobiga. Ja, võite mulle kirjutada või meie kodulehe kaudu pöörduda, et me saame hea meelega mingi erinevates moodides koostööd teha kindlasti. Ja, aitäh kõigile!